Tere, minu nimi on Sirle Truuts ja tere tulemast, hakkan ettevõtjaks TV-sse. Olen taas kord siin kaunis metsas õhtusel jalutuskäigul ja mõtlesin, et jagan mõtteid fookuse teemadel. Ja sellepärast, et viimased 2 kuud olen mina saanud selles teemas ikka väga-väga suure õppetunni. Ehk siis kujutame ette ettevõtjad, kes on nagu orav rattas igapäevaselt. Ja kui paneb oma tulemusi kokku, siis leiab, et jällegi on juhtunud nii nagu alati, et midagi ei ole jõudnud teha, tulemused ei ole sellised, mis on oodatud ja väsimus on ka. Ehk siis täpselt niimoodi juhtus ka minuga, kui ma selle aasta alguses võrdlesin oma eelmise aasta tulemusi ja selle aasta tulemusi ja nägin, et minu müügitulud hakkavad tegelikult langema. Aga samas minu aeg oli täiesti välja müüdud. Ehk siis mingi anomaalia juhtus siis. Ja seega siis hakkasin mõtlema, et midagi on vaja muuta. Aga juhul, kui sul on ikkagi ju püsilepingud ja tulud jooksvad, et siis täpselt nagu analoogselt nagu palgatööl ei taha ju loobuda sellest. Ja mulle tuli küll appi eriolukord ja aitas mul fookuse ikka täiesti paika saada, sellepärast et kui eriolukord kehtestati, siis mul jäid ära kõik koolitused. Ja oli vaja väga kiirelt ümber kohaneda ja panna oma fookus siis paika teistmoodi. Et kui ma muidu pühendusin täielikult oma aja müügile, siis eriolukorra alguses ma suunasin oma tähelepanu ainult oma toodete loomisesse. Ja juhtus täiesti imeline asi, näiteks aprillis, kui ettevõtetel oli tegelikult väga-väga raske, siis ma tulin välja ühe uue tootega ja väga oluliselt siis muutus aktiivseks minu e-poe müük. See tähendab seda, et ma saavutasin oma e-poe müügitulude kasvu isegi üle 600% kõrgemaks, kui ta on tavapäraselt olnud. Ja täna, kui ma vaatasin mai lõpus oma maikuu tulemusi, siis ka maikuu jätkab täpselt sama trendi. See tähendab seda, et ka maikuus on minu e-poe müük väga olulise osakaaluga. Ehk siis, mis on siis moraal? Moraal on see, et juhul kui on tähelepanu väga hajutatud mitme tegevusala vahel ja ettevõtjatele meil ju sageli niimoodi ka on, siis see võib väga oluliselt mõjutada neid tulemusi, milleni me soovime siis jõuda, aga mingil põhjusel siis ei jõua. Ja mina ka tegelikult väga pikalt mõtlesin, et mis see siis probleem on, sellepärast et ma püüan ju nii väga, aga probleem oligi see, et minu fookus oli täiesti hajutatud ja ma ootasin tulemust sealt, mis vajas tegelikult ka tähelepanu, aga kuna hommikust õhtuni oma aja väljamüümisega seda võimalust lihtsalt ei tekkinud, et luua siis tooteid, siis paraku ei olnud ka paremat tulemust saada. Et seega siis, mis on siis moraal ja õppetund minu enda kogemusest, on see, et juhul kui fookus on paigast ära ja teha mitmeid asju, siis tõesti võib juhtuda niimoodi, et sa saadki selle tulu, aga kas see on pikaajaliselt jätkusuutlik ja kas sa oled ka õnnelik selle üle. Et seega siis pane fookus paika, vaata, millele see su aeg läheb ja mõõda kindlasti ka tulemusi, sellepärast et kui mina ei mõõdaks oma e-poe tulemusi, siis tegelikkuses võib-olla ma ei saakski neid otsuseid teha, mida ma tänasel hetkel olen teinud. Nii et ettevõtlikud tervitused sulle ja pane siis oma fookus paika.